loogimas kätte, nii on esmaspäev, 18. detsember ja me oleme jälle Ülemiste sportlanes, sellepärast me valmistame ette üheks pressikonverentsiks ja see annab väikse aimdusega sellesse, mida mina järgmine aasta juunikuus plaanin teha hullu. No nii, Sandra, mis tunne on esimest korda puki otsas olla? Täitsa hea. Täitsa hea? Miks ma ei näe sind ümber kukkumus? Kolmapäeval võib-olla näe. Algõõn. Ma arvan, et kui Sandra ümber ei kukku, siis ma ronin ise sinna otsa ja proovin korra ja siis on nagu garanteeritud lihtsalt domino efektiga clash, lihtsalt kõik rattad kukuvad ümber. Multitasking to the max vähe sellest, et me valmistame ette pressikonverentsiks, valmistame ette ka Mont Blanc'ilt, et siis Märdil on vaja leida matkasaapaid ja mis sest, et ta matkab, ei tea oma matkasaapa suurust. Näiteks minul on muidu jalg 38, aga matkasaabas on mul mingi 40. Ma matkan potastiga. Ma olen parkuuri. Yes, no, yes, no, yes. Matkaksid tuleme! Mul on siin helg juba nagu suur. Sul on palju ilus. Sul on vaata siin mingid täpid ja värgid särgid. Sandra, mis sa sõidad tuules? Sa ei tea, et Ironman ei tohi või? Trennis. Trennis võib, jah? Aga sa ei tea, et nagu trennis peab just... Või selle padran ülin nii sisse, et siis ei ole enam vaja. Siis on lihtsalt panna vaja. 3 meest panevad lihtsalt Sandra ratast praegu paika, et hoiak oleks täpselt õige. õige. Kui oleks niimoodi. Sa istuks peale, lähme, enne. Aga tuleb välja, ei, saadavad on vaja sentimeeter ettepoole tuua ja käed on vale koha peal on vaja ettepoole saada ja... See on ilge teadus. TV3 teeb parasjagu Ainiga, kes on siis Ironmani korral, teeb intervjuud ja tema on ühtlasi see tüüp, kes on siis vastutav selle hulluse eest, mida ma juunikuus tegema hakkan. Kusjuures koos Sandraga, et tõenäoliselt siis näete päris palju videosid sellest, kuidas me koos treenime, nii et... Tšau! See ei ole võimalik lihtsalt, iga jumala esmaspäev on üks ja sama lugu. Ma tulen tööle, ma istun maha, toimub nii ja päev on läbi. Kas võimalik on, kas reaalselt on esmaspäevad lühemad kui ülejäänud nädalapäevad või mida kuradit toimub? Märt jõudis ka, mis tähendab täna aeg süüa teha, mis täna menüüs on? See on kartul. Ühesõnaga läheb kartul ja praegu otsas nagu siuke jõulusem rook tänaseks. Aga kartulilaast on ju selline... See on kartuliviil. Laast. Kartuliviil. Laast. Ühesõnaga palun lahendage meile see mure ära. See on viil ja see on laast. Palun öelge, kui te minuga nõustute. Kui te Märdiga nõustute, siis ma ei tea. Siis nad on targad. Ei! Sest iga kord, kui ma ütlen talle, et tee laastud, siis ta teeb mulle siukseid asju ja siis ma nagu, mis asi? Siis on see viil ju. Ei. Ei! Ei! Kui su koer on taimetoitlane, paprika läheb paremini kui krõbuskid. Ühesõnaga, hüpates tagasi hommikupoolikusse, siis kui teil natukene segaseks jäi, mis toimuma hakkab, siis vähe sellest, et mina ja Märt läheme Mont Blanc'i tippu või kui mägi lubab, sest see on ikkagi 4810 meetrit, ehk siis, et kui mägi lubab meil sinna üles tippu minna, siis me lähme. Lisaks selle võtsime ühe projekti veel vastu ja see projekt on siis hea eeskuju projekt Ironman Otepää 70.3 ehk siis mina olen Sportlandi hea eeskuju projekt. Kui sa ei tea, mis asi on hea eeskuju projekt, siis see on täpselt sama, mida Raivo ja Tamm, Tanel Padar, Märt Avan ja nii oli siis, et lihtne tavaline inimene treenib ennast 6 kuuga Ironmani vormi ja kui sa ei tea, mis asi Ironman on, siis põhimõtteliselt see 70.3, mida mina teen, mis on siis poolik Ironman, on 1,9 kilomeetrit ujumist, sinna otsa kohe 90 kilomeetrit ratast ja siis üks poolmaratoni jooks, ehk siis 21,1 kilomeetrit jooksu ka veel otsa. Ja maksimumaeg, millega ma võin seda läbi teha, minu arust mingi 8 tundi, aga noh, ideaalis võiks ikkagi mingi 6,5 või 7 sealt rajalt ära tulla, ehk siis ma tean, et see on crazy, ma tean, et see saab väga raske olema ja sellepärast ma ei tohi mitte ühtegi trenni vahele jätta, nii et Lili, oled valmis? Lähme jooksma. Ja on kingijahi aeg jälle, aga Märt suutis juba kogemata leida kingituse üles, sellepärast, et see oli pesukorvis ja mõistatus oli, et ma olen seest must, aga väljast volge. Nii et ma pidin back-upi välja mõtlema, uue mõistatuse panema ja nüüd ta saab minna ja otsida seda. Külmkapp või? Prügikaist või? Sina või? Ma söön kallike. Riimub potiga. Kott.
Pole seda kingitust näinud. Kahes osas. Paberile. Sa tahad ka korra proovida? Normaalne. Visata selle lahti või? Jah. Liivi jooksis minema. Miks ma seda laua peal tegin? Miks ma seda valge laua peal tegin? Ei ole kõige nupukam tüdruk. Okei, aitab tänaseks. Pakime selle kaamera kokku, lähme tuttu ära. Selle mingi 1:30 juba. Liilugi kui hästi, kõik on hästi. Märt lihtsalt mängib ju. Ma loodan, et teile tänane video meeldis. Kui meeldis, siis peal püsti ja näeme juba homme.